Ja nüüd siis vaataks äriloogika kihti, ehk kui BLL ehk siis Business Logic Layer on siis kiht, mis tavaliselt asub tüüpilistes rakendustes, siis rakenduse enda, ehk siis selle äpi ja selle all oleva data access layeri vahel. Ja seal on siis koos kõik see, tavaliselt mida siis rakendus teeb, mis ei ole otseselt andmetega tegelemine. Ehk kuskilt välisest allikast mingi info tõmbamine, maksuametile aruannete saatmine, trükkimine, mis iganes arvutused, mida iganes siis teie rakenduse äriloogika päriselt teeb. Ehk tal on selline suhteliselt nagu lihtne data access layer, ehk seal on siis tõesti andmeloogika, igasugused CRUD-operatsioonid. Ja muidugi kõik need kihid ei ole üldse tegelikult ju nagu päriselus kohustuslikud. Eriti siis tal on tavaliselt enamikes rakendustes olemas, kuskil tuleb neid andmeid hoida, aga BLL, kui meil on selline lihtne CRUD ja CRUD-i tüüpi rakenduseks, me tõesti lihtsalt topime andmeid andmebaasi ja suurt midagi tarka nendega peale ei hakka, siis ei ole ka seda BLL-i vaja. Aga nagu ikka, raske õppustel, kerge lahingus, ehk mis sest, et minu see demorakendus siin on täiesti nagu sisutu hetkel, siis ehitaks selle BLL-i siia valmis ja siis vaataks siia mingisuguse sisuga külge, mis siis midagi päriselt teeks. Ehk ma tahaks kõigepealt selle põhja valmis teha. Ja sisuliselt esimese hooga disain tavaliselt sellistes rakendustes tehakse siis kahte pidi, ehk see, mida mina praegu siin tegemas olengi, ehk siis kõigepealt sellise põhja kirjutamine mingist otsast, ehk mul on andmebaasis täpselt ainult üks olem, ja ma selle peal kirjutan kogu loogika seespoolt väljapoole valmis, ehk alustades keskelt, domeen, andmebaas, data access layer, BLL, veeb selle ümber ja selle erinevate kihtide liikudes, kuni ma selle paika saan. Ja siis on pigem mõistlik seda disaini hakata tegema väljapoolt sissepoole, ehk siis kui on aeg päriselt koodi kirjutada, siis hakata kirjutama sellest suunast, et vaadata, mis mul UIs või mis iganes see kasutajaliides on ju, mis mul seal olemas peaks olema, milline see vaade peab välja, mis mul siin ekraanil peab olema, joonistada need ekraani vaated valmis, võib-olla ka need ka valmis progeda või disainida, ja siis hakata vaatama, milliseid siis kontrollereid, andmeallikaid, millist äriloogikat mul siia siis täpselt vaja on ja hakata sealtpoolt seda disaini tegema. Muidu kui te seespoolt teete disaini, siis te lihtsalt teete andmebaasi, teete domeeni, teete selle põhjal andmebaasi ja siis teete lihtsalt igale olemile tüüpiliselt siis oma repositooriumi, mis on siis tallikiht ja siis selle peale igale repo otsa veel omakorda service'i, mis on siis BLL-i kiht, ehk siis selline klassikaline karikakra muster on ju, kus iga kroonleht kordab siis lihtsalt allulevat andmebaasi olemit. Ehk mina tavaliselt hakkan keskelt sellega peale, teen ühe valmis, ehk nii-öelda ühelehelise karikakra ja siis hakkan väljapoolt vaatama, mis mul tegelikult siis päriselt tarvis on. Aga kirjutamiskoodi ka, ehk hakkame jälle siis interface'idest peale, ehk siis mis on base'is, ehk ma tahan seda ju korduvalt kõikides järgmistes projektides ka kasutada. Base, PLL, contracts. Ja siis ka selle implementatsioon, ehk siis lihtsalt base PLL. Ja siin iseenesest kordame seda sama unit of work'i mustrit, kus ma nüüd olen omadega, ma oleks valesse kohta siia saada. Nii, ma loodan, et mäletan see õigesti, tegelikult võib siit vaadata. Tuli küll sama. Ja siis on meil iBase Service.
nii, iBase service kordab see sama, mis on iBase repositories. Ehk siit kogu see jutt sisuliselt kordub. Ja nüüd on küsimus, et kas ma saan ju seda iBase repositoryt selleks kasutada. Ehk siis ütelda, et mul on siin küljes see. Ja kõik need samad tingimused siin. Nii, ja siis see variant, mis siis ei ole geneerikutega. Nii vist peaks olema, jah. Ehk esimese oga mul ei olegi siin base PLL-is rohkem midagi ütelda, ehk ma ju kordan lihtsalt seda sama kõike, mis on repositooriumis. Ehk siin on lihtsalt wrapper esimese oga ümber repo, aga kui mul nüüd oleks midagi öelda, mis oleks nagu teissugune, kas mingid lisameetodid või siis täiesti teissugune, siis ma kirjutaksin selle iBase service'i siis uuesti nullist. Ja ka selle iBLL-i võiks siis teoorias pärineda siit on ju iBase UOV-st ja ütelda, et seda mul ei olegi siia tarvis. Nii, ja siin ma vaatan nüüd, siin on pannud base, paneks siis iBase service, paneks siis sellele siin ka nimeks iBase PLL. See on siis base PLL, mis siis täidab iBase PLL interface'i. Ja siis on base service. Nii, base service veel ei tea, millest ta räägib. Nii, ja base PLL hakkame siis otsast neid täitma. Ehk siis kuidas base service siis päriselt midagi teeb. Ja seda saab nüüd jällegi vaadata, kuna me kordame mustrit siit, siis saab siit pealt seda vaadata. Ehk meil on siis tall entity on sisemine, siis on BLL, entity on välimine. Nii, ja kui varasemalt oli meil siin DB context, siis järelikult on meil nüüd siin siis unit of work. Ehk siis see asi, mis on üks tase kõrgemal.
Kui me alustame genericust, siis ka muidugi tõh kei veel kõigepealt. Nii, ja nüüd siis tuleb kõik need puuduolevad meetodid valmis kirjutada. Siin nüüd läheb lugu natukene keerulisemaks, aga küll me hakkama saame. Ehk vaadates siis siia peale, kõigepealt siin on siis konstruktor, on ju. Ehk siis selline konstruktsioon. Ja kui me nüüd teeme seda siin sarnaselt, siis on siis service, selle nimi siis on meil service UV. Nii. Siis on meil vaja sellist mapperit. Nii, ja nüüd on siin see probleem. Kust me saame sellise DB-seti endale kätte, ehk siis vastava service'i. Kui me veel ei tea, meil ei ole unit of work'is, ehk siis see, mis on tallikihis, meil ei ole sellist meetodit, mis vastaks sellele meetodile, kuidas siit see asi kätte saadakse. Ehk unit of work'is set, mis oskaks siis vastava entity järgi seda välja küsida. Iseenesest saaks selle reflektsiooniga kirjutada, ei olegi tegelikult väga keeruline. Aga kui nüüd teha sellist lihtsamat koodi, kus mitte väga reflektsiooni rada veel minna, siis minu ainukene variant oleks seda siit ütelda, et ta on siis tõh service. Ja tõsta ta generikuks. Ja see on siis meil mitte repository dbset, vaid see on meil nüüd siis service repository. Ja võib-olla selle paneks siia sellele ette. Sorry, mitte tõh service, vaid tõh repository peaks selle nime olema. Ja mida me oskame selle kohta öelda? Where tõh repository peaks olema siis iRepository. Või täpselt siis iBase repository. Ja käima tal entity pihta. Nii, siin ma veel olen, siin ma olen veel mitte. Siin peaks olema veel kõik genericud, ehk see peaks olema siis ka tõh kei. Niimoodi. Siin veel ei ole kuid veel fikseeritud kuskil. Nii, ja need peavad olema tõesti klassid. Nii, ja nüüd vist võiks meil tõesti
võiks kõik olemas olla. Ja siinsed implementatsioonid on siis teoorias eriti lihtsad. Ehk ma saan lihtsalt siis kasutada oma service repository't selle jaoks. Vist ikkagi niimoodi tegema. Holasync, app user ID. Nii, see on siis omakorda veel async. See on wait. Ja need on kõik kindlasti virtualid, ehk neid on vaja ka kuskil äkki üle kirjutada. Nii, mapime siis ümber. Nii, find async. Add. Ja siin lihtsalt ka samamoodi kõik parameetrid edasi anda. Nii, et see ei ole async, sorry. Nii, update, see on async. Remove.
nii, ja lõpuks remove sync. Siin result ei ole. See on siis lihtsalt service repository, remove sync ID ja app user ID. Nii, esimese hooga nagu lihtne ja valmis. Midagi liiga keerulist ei ole, ehk service'i tasemel mitte midagi ei tee, kasutame lihtsalt otse repositooriumit nii nagu ta on. Ja nüüd siis tuleb see ka ära implementeerida ka päriselt äpi tasemel. Ehk siis samad projektid jälle app.pll contracts ja lihtsalt app.pll. Nii, ja siin ka vaatame siis selle pealt. App unit of work võtab endale sisse siis base unit of work'i, ehk me peaksime siin kordama sama asjad, mis me siin base PLL-is tegime. See on veel kirjutamata. Base PLL täidab siis sama funktsiooni, mis on base UOV. Kui siin on tõh.tb kontekst, siis järelikult siin on meil tõh unit of work, kus meie tõh unit of work on siis vähemalt, kui ta siin on tb kontekst, siis siin on ta meil vähemalt I base unit of work. Nii. Ja samamoodi nagu siin on tb kontekst, siin on siis protected, read only, tõh unit of work, UOV. Initsialiseerime ära selle ja nüüd siis saab siin siis öelda save changes async, return, await. Seega meie app unit of app PLL vandust. Nii, peab siis täitma mitte I base PLL-i, ma hakkan siin täitsa sassi memodega, see on siis I app PLL-i ja ta pärineb base PLL-ist. Nii, aga kõigepealt kirjutaks siis, milline on meie I app PLL, mis tõesti pärineb I base PLL-ist. Ja nüüd ma tahan reneimida. Nii, ja see on siis sarnane sellega, mis on meie app DAL contracts I app unit of work, ehk siin sees on siis kirjas meie teenused, ehk nüüd tuleb siis kõigepealt veel defineerida. Ehk see on siis services. Ja nii nagu on iList item repository mul, nii on ka mul siis
iList item service. iBase service, mis siis tuleb kuskilt list itemist, mille ma pean ka veel defineerima, et mis see siis täpselt on. Ühtegi muud meetodit mul siia juurde ei ole panna, ehk siis mul on ühte projekti veel vaja, kust ma siis defineerin, mis seal list item selles kihis on. app.pll.tto. Ja siin on ta täpselt sama. Ehk siis see asi siin kasutab siis app.pll TTO-d. Nii, ja sellel on vaja siis ka referentsi. Nii, nüüd on paigas, milline minu iApp.pll välja näeb. Nii, ja base.pll ootab siis unit of work'i, mida siin ma nüüd juba tean, mis see siis on. See on siis app UOV. Nii, ja siin siis tuleb ka vastavalt oma list item service ära initsialiseerida või küsida, väärtustada, kui ta tahetakse, ehk siis seda lazy'li teha, selleks oli see tore field keyword olemas. Ehk kui nüüd vaadata siis, kuidas me seda tallis tegime. Ehk siis selline konstruktsioon. Aga meil pole neid asju veel, ehk siis tuleb teha. Services, nii nagu siin on repositories ja siis ka mappers. Mis asja on kataloogi teha kogu aeg. Ja võib-olla siia peaks panema siis nime muutma, et muidu on meil hakkavad need mapperid korduma, enam ei saa aru, mis on mis. Võib-olla siis ütleks siia, et see on PLL mapper. Ja sellele siin ütleks, et ta on list item dal mapper.
nii, aga sisu on siin suuresti sama. Välja arvatud siis see, et need klassid on siin teistmoodi. See on nüüd siis sisemine on see app.tal.dto, kuhu me mapime. Ja app.pll.dto on see välimine. Nii, siin mingit translatsiooni meil ei toimu, see käib alumises keis. Nii, mapper missugune. See on siis PLL mapper, aga nüüd vaataks siis selle list item service'ile peale. List item. Nii, ja kõigepealt võtab see endale base service'i list itemitest. Nii, ja nüüd on küsimus, millisest list itemist? Ehk kui siin on ta app.tal.dto, siis siin on ta järelikult meil app.pll.dto. Nii, ja siin nüüd siis on meil veel see generic versioon sellest puudu. Kirjutame. Nii, kõik piirangud ka külge. Tahaks kui niimoodi panna, ei taha. No ikka siis niimoodi. Nii. Meil on siis PLL entity, tal entity. Nii, ja siis on tõh repository. Tõh repository on järelikult meil siis list item repository. Ja seejärel unit of work, mis on siis app UOV. Nii, hetkel vist niimoodi nagu see asi mind siin rõõmustabki.
välja arvatud siis see iBase mapper, seda ma dependency injectionist ei saa. Ehk siin on siis new list item ja see nüüd siis PLL mapper. Ei, vabandust, nüüd läks kehvasti. Nii, see ei käi mitte siia, vaid see käib siia. Ei, nii mulle kuidagi üldse ei meeldinud. Nii on okei. Nii, ehk siis kuidas nüüd siis list item service'id peaks initsialiseerima? Tal on siis konstruktor, service repository, app UV, ehkki ma võin ka selle ju siia jätta. Kuidas me tallis seda tegime? Siin saab mitut moodi seda kirjutada. Okei, siin on initsialiseerime selle siin list item repositorile ühe korra siin ära. Ehk kui nüüd sama joont hoida, siis peaks ikkagi selle siia tagasi kirjutama, mis on siis iBase mapper selle ja selle vahel. Jätame ta siis niimoodi. Siis on kõik ilusti näha, mis parameetrid me siin anname. Kõigepealt siis repositoorium. Ehk kui meil see, nüüd on ta meil ju olemas, see repositoorium, me teame seda, mis ta on. See on siis, kus me oleme siis PLL, PLL, ei, ta on siia. Nii, UAV on selle nimi siin. UAV.list items, siis teisel kohal on UAV ise, ehk siis UAV, ja siis on kolmandal kohal ongi siis base mapper, new list item PLL mapper. Nii, mis siin ei meeldi? Argument type iList item repository. Is not assignable. Nii, lähme vaatame, mis ta tahab. Nii, app unit of work'is, see on tõesti iList item repository. See on fine, list item services, järelikult siis ütleme siin ka, et ta ei ole mitte päris asi, vaid on interface. Tõh repository, service repository, tõh, nii, see peab olema see, nii, mis talle ei meeldi. Nii, argument type iList item repository is not assignable to parameter type app.
miks mitte. Tõh repository, service repository, mida tema ju peaks ka nagu olema. Ja tõh repository on iBase repository. Nii, aga siis iList on ju iBase repository. Kus ta nüüd siis selle parasjagu võtab? Kas see vist peaks siin olema just? Nii, nüüd on õige. Kas nüüd vist ongi kõik või? Appl on. Ja nüüd siis tuleb see ka käiku panna. Ehk siis dependency injectionisse see ära registreerida. Nii, ja nüüd seda siis ka kasutada. Ehk see kiht ju iseenesest midagi tarka parasjagu ei tee, aga sealt peaks siis vähemalt oma asjad läbi laskma. Ehk siis controllers, list item controllers. Ja nüüd on selle nimi siis, renamime selle ümber, see on siis meil BLL. Kust ta nüüd siis läks, ma ei saa aru. Nii. New name. Las teeb, mis tahab teha. Nii, ja selle nimi nüüd on siis mitte meil või see tüüp on mitte iApp unit of work, vaid see on iApp BLL. Jälle reneemitakse. Las aga reneemib. Nii, ja kuna see BLL on meil ikkagi üks ühele mapping esimese oga vahekiht lihtsalt talli peal, siis siin koodis midagi muutuma ei peaks. Siin on kõik läks kolinal, läheb külge. Aga natukene nüüd peaks seda siin ikkagi vaatama, ehk siis see siin peaks nüüd olema siis äpp mitte tal, vaid BLL. Ehk käime need kõik läbi. Nii, siin on create view model, sellega on hästi. See on ka BLL. See on ka meil BLL nüüd siis. Ja siin on list edit view model. Nii, proovime käivitada. Ahah, mis nüüd siis? Nii, mis see nüüd siis on? Unable to resolve service for app DAL EF. Kus sa üks asja välja võtsid? Mis asja?
oodad, siin on nüüd mingisugune segadus käima läinud. Kas ma rename'isin midagi kuskil valesti ümber? Miks see on nüüd iApp? See ei ole see ju. See on iApp. Unit of Work on see. Nii, siin on mingi rename'imisega mingisugune häda. Jätame nüüd need rahule. See võiks olla okei. Nii, need nimed nüüd nagu vastavad tõele. Nii, ja need nüüd nagu ka vastavad tõele. Ehk midagi läks siin rename'imisega suuresti võsa vahele. Proovime uuesti. Ei, ikka kahtlane. Nii, kust see nüüd tuleb? AppTel Contracts, väga hea. Kust see tuleb? See tuleb tõesti õigest kohast. Nii, see tuleb siit. Ja see tuleb siit. Unable to resolve service for a type AppTel App Unit of Work while attempting to activate AppLL. Jah, väga õige. See on ju, ma olen ise siia valesti kõrgetanud, see peab olema iApp Unit of Work. See käib juba nüüd interface'ide kaudu. Nii, aga kerge paus, ma pean minema koosolekule. Parandan koodi vahepeal. Nii, käisin vahepeal mitmel koosolekul ja parandasin ka mööda minnes koosolekul vead ära. Ja olnudki muud kui natukene rename'imist ja vaadata, et õiged interface'id õiges kohas küljes oleksid. Aga mis nüüd siis lõpuks tehtud sai? Ehk hakkame siis alt tulema PLL-i kiht, kõigepealt siis BasePLL Contracts. iBasePLL ei sisalda esimese hooga mitte midagi, kordab lihtsalt seda, mis on UOV-s. Base Service, sama lugu, kordab seda, mis on lihtsalt Base Repositories, ühtegi uut meetodit siia juurde ei tule. Ja nüüd siis baasimplementatsioonid, BasePLL, ütleb, et siia tuleb siis mingisugune tõh-UOV meile generikuna kaasa, aga see tõh-UOV peab siis vähemalt täitma siis iBase UOV interface'i. Ja Base Service, samad asjad, ehk siis hakkame siit otsast peale, välimine entity, sisemine entity, mis on see repositoorium ja mis on Unit of Work. Repositoorium peab olema iBase repository ja tõh Unit of Work peab olema iBase UOV. Ja siin on siis see kiht, kus on ette fikseeritud kuid primary key tüübiks. Ja siin on siis päriselt implementatsioon sellest kõigest, kus on primary key tüüp on lahtine, võib olla kuid, võib olla midagi muud. Ja välja näeb ta üsna nagu repo sarnane, aga siis kasutab siis oma implementatsiooniks igal pool sisemiselt repot
ja siin on see kood nüüd siis nagu eriti selline lihtne, ehk siis üks ühele mäpitakse sõna otseses mõttes repositooriumi meetodid endast läbi. Ja siis on selle asja implementatsioonikiht ehk PLL contracts kõigepealt iapp.pll, mis ütleb, et jah, pärineb iBase PLL-ist, aga lisab siis oma ühe service'i siia sisse, nii nagu Unit-of-Workis on üks repositoorium. Ja siin ka selle iList item service on siis lihtsalt iBase service ja näitab ette, mis on siis see entity, millega siis ta tegeleb, ehk siis app.pll DTO, samamoodi nagu on tal DTO. Ehk see entity, mis siis siit poolt väljub kõrgemasse kihti, nüüd siis juba rakenduse kihti on ju. Ja siis selle asja implementatsioon lõpuks ehk app.pll, mis siis ütleb, et meil on jah nüüd asi olemas nagu iList item service, list items, ja kus ta selle siis välja võtab välja list item service'i, ehk siis ja koos oma enda mapperiga, ja list item service on siis siin. Ehk siin nagu siis koodis midagi keerukat ei ole, ehk siis lihtsalt üks ühele mapitakse ümber. Ja nüüd see on siin siis valmis selleks, et hakata siia siis uusi asju juurde kirjutama, ehk siis iList item service interface'i peaksid tulema nüüd siis nagu äriloogika meetodid juurde ja vastavalt sellele siis ka siia implementatsioonid, mida siis erilist siin nagu tehakse. Ja teistpidi siis on see nüüd kõik siis kaunisti kontrolleris käiku võetud, ehk siin on nüüd siis iapp.pll, mitte enam Unit-of-Work ega ka mitte ammugi siis DB Context. Ja see kood on siin siis hästi niuke lihtne ja kasutab siis igal pool nüüd siis need app.pll DTO entiteid. Ja muuseas on ta sarnane sellega, või suhteliselt identne sellega, kui siin veel oli on ju Unit-of-Work. Ja sellega ongi selline klassikaline esmane asi valmis tehtud. Ehk Onion selline umbes välja näebki, ehk tulemuseks on see, et kõik need interface'id on siis eraldi kihti pandud või eraldi siis siin nagu eraldi projektidesse ja kõik siis sõltuvad nendest interface'idest, mis näeb seda, et nüüd ma võin ükskõik millise kihi nendest siit ümber vahetada, kirjutada uuesti, näiteks üks klassikaline asi, mida ma olen tavaliselt proovinud teha, on see, et selle dal EF-i asemele kirjutanud siis app.dal JSON või midagi muud selles vaimus. Ehk siis vahetan andmeallikat ja kõik ülejäänud kihid jäävad paigale, mitte midagi ümber muutma ei pea. Ehk siit edasi lähme siis modular monoliidi poole ja teistpidi siia tuleks siis ka natuke rohkem liha kasvatada, et mingisugust päris projekti tegema hakata. Aga nüüd ma lähen siis eelkaitsmiskomisjoni hoopistükkis.